Tänane päev on kuidagi allilt ja igavalt alanud. Särinat ei ole. Pealegi käisin eile ühel perekonnal külas, kus pererahvas sundis mind doominot mängima. Kas te kujutate ette? Minusugune tähtis riigiametnik ja mängib doominot. Oleks saanud veel kedagi taga klatsida, no vaat sellel oleks juba jumet. Oi. Päike särab ja kuldnotkadki vilistavad ja armunute hinged hakkavad helisema. Seal abieluni on ainult üks samm ja seda paari paneku kunsti. Seda ma juba oskan. Abiellujad helistavad. Halloo! Tere! Sina või? Kuule, sa sai eile dominomängus ikka väga kõvasti pähe. Teeks täna veel ühe mängu. Äkki sul täna veab rohkem ja sa kaotad vähem. Kuulge, mul on juba sellest eilsest õhtust. No, täiesti siimel. Ainult arulagedad idioodid. Sa kardad jälle kaotada. Arvesta, et jääne sampust ei joo. Mul juuakse siin šampust nii, et vähe ei ole. Nii et sõitke seenele. Kuulge, kaitske mind. Kuulge, mida te endale lubate? Kuulge, varsti ma ei saa endale enam midagi lubada. Ah, siin sa mul oledki, jah? Nii, kui ma su üksi jätan, kohe on mingid võõrad naised siin kõrval. Asi ei ole üldse nii, nagu paistab. Jaa. Sina tead juba üldse vait. Mul on musirullike. Ära nüüd nii keema ka mine. Ega sa keekann ei ole. Me oleme ikkagi riiklikult tähtsas asutuses. Abielu õnnepalees. Õnnepalees? Kogu mu elu on olnud üks suur õnnetus tänu sinule. Maja, auto, kõik on arestitud, panditud. Võõraste naistega sehkendamist ma üldse siin ei räägi. Minule aitab. Arvesta sellega, et ega ma nii väga papist poiss ka ei ole. Minu motoks on mehed ei nuta. Ja kui sa soovid lautust, mina vastu ei ole. Kirjutame siin lautusel alla. Teie palun vormistage paberid ära. Nii et vormistame ära, jah? Mis siin enam oodata? Nüüd on aeg meestel ka oma arvamus välja öelda. Kas keegi näeb siin mõnda mees? Mehed ei ole ühtegi. No nii. Nüüd sa muutud ikka väga häbematuks. Riivates juba otseselt meeste au. Seega, minu otsus on. Sina, kallike, peab meie majast lahkuma. Maja jääb mulle. Vaat nii. Ma olen sellega lahkesti nõus. Maja on niikuinii arestitud. Ja kõik, mis seal sees on, ma võtan lihtsalt kaasa. Sulle ma ei jäta mitte midagi. Sul ei ole selleks õigus. Mind niimoodi paljaks röövida, see on ebaseaduslik. Tead sa, mind sinu õigusega ei huvita. Ja mis nendesse sinu pükstesse üldse puutub, siis mina ostsin selle riide, mina õmblesin need püksid ja mina nüüd maha ka tahan. Kas sa meie abieluvoodi võtad ka üle? Seda ma arvasin, et see sind huvitab. Võtab teatavaks, ma ei jäta sulle kirbu sittagi. Nii. Minu kannatuste karikas on nüüd täis.
kuulake nüüd mind. Kõigepealt lõpetage ära see kisamine ja karjumine. Ega te turul ei ole. Istu sina siia ja võimalikult kaugemale teineteisest. Ega see pole mingi turuplats, see on abielu õnnepalee. Ja olge vähemalt nii kaua vait, kuni ma teie lahutuse ära vormistan. Minu arm, jõudsime kohale. Vasti on siin 2 õnnelikku inimest on rohkem. Osama mutsokene, mu karukene, ma olen ammu oodanud. Millal sa mulle oma südame kingid ja minu kätt palun? Lugupeetud registreerige meie abielu, sest meie armastus on piiritu. Eks ole mu elu armastus. Jaa, see on mu karukene, nagu ta pole mitte armastanud nagu päiksekiir selles hallis maailmas. Uskumatult romantiline. Vaat selline on suur armastus ja see viib elu edasi. Palun andke oma dokumendid, et teie püha arm abieluks sõlmida. Aga nüüd natuke oodake. Ma lahutan ära siin ühe nurjunud abielu. Istuge ja nautige oma armastus. Kui me armastus vormistatud saab, jõuda mingi romantilise kohale ja siis saame muutja. Oota nüüd, pea natuke hoogu. Tead, on ka tumedamaid pilvi, mis võivad meie õnnena natukene varjutada. Kõik on selge, meie tulevik on helge. Kõik, mis veedab minu sügavalt hinge, meelel avaldab mu luulekeelel. Ahah, et siis hinge meelel ja luulekeelel. Tead, mina kuulsin, et sina maksad ühele naisele alimente. Mis sul selle kohta öelda? Alimente? No see on täitsa vale. No, kes see mulle selles ütles? No hea küll. No, ma maksan alimenti, aga samas on täitsa väike raha. Samas on naisel on praegu väga rikas meesterahvas. Ja, eks ma pean sind uskuma. Olen ju valmis sinu nimel läbi minema tulest ja veest. Kas sa tõesti minust näed? Südame murkja mees. Jaa, ma küll tunnen sind ainult 2 päeva. Aga mul on selline tunne, et ma olen sind tundnud terve elu. Mina ka nägin sind kummas ööklubis tantsimas ja kohe armusin ära. Ja oli selles pidu. Ja tead, kui meil kunagi peaks laps sündima ja see poeg on, siis me paneme talle, sinu nime on ju. Kui sündib tütarlaps. Aga kui sündib tütarlaps. Tead, see on pole tähtis. Me oleme loodud oma vahel. Vaata mees. Kivi on sees. See on tõeline armastus. Meie sinuga oleme nagu kass ja koer. Nagu alati, sul on õigus. Ilma minuta sa oled mitte keegi, tühi koht. On tunda küll, jah. Ja kus sa üldse peale lahutust elama hakkad? Käbi teel, oks 2. Ma mõtlesin endale korteri üürida. Millise raha eest? Minu käest sa küll midagi ei saa arvesta. Miks siis kohe nii? Miks sa mind ei aita? Mis mõttes? Sina pead mulle maksma. Meil on ju lapsed. Oot, selle peale ma ei ole üldse mõelnud. Vaata, see mõtlemine pole üldse su tugev külg. Kogu meie abielu jooksul. Kui varsti saabub kevad, ööbikud laksutavad romantiliselt ja me veedame sinuga kallimat hetked Aida lakas. Ja koos ööbikutega tuleb meie juurde ka minu ema. Sinu ema nii kauem, kui ööbikud võid meie juures. Mis on nüüd? Ikka kauem, ta tuleb ikka terve eluks. Äkki saaks ilma ööbikuta jäämata? Ise tahtsid ju neid ööbikuid. Mis sa kardad minu ema või? Kuule, minu ema ei ole üldse vaja karta, tead, ta on jumalasta lahe mutt. Ta teeks kõik kodutööd ära, ta oleks nagu inglist kodumasin. No, äkki
äkki saaks ilma lingita ja kodumasinata. Ära karda, ta ei nääbuta sinu kallal. Pealegi on ta kurtum. Kurtum! Emad on algusest peale on sellised vigased, aga tead, kui ta hakkab minu närvide peale, ma teda viskan minema, aga... Rahu. Tead, rahule nüüd maha ja tule istuda. Tead, lillikesed. Kallis, võib-olla me ei hakka. Mida me ei hakka? No lahutama, noh. Ma praegu seda noorte asja siin vaatan, siis meie oma abielu on sama jube olnud. Ja tead, ma kohe kardan, et see lahutus ka parem ei tule. No aga kas sa jätad siis oma lapsikused ja lollused? Tead, aeg on vist tõesti suureks saada. Jumalaga puberteet. Ei veinile, ei naistele, ei rõõmudele maistele. Sa kuulsid, kui ilusasti öeldud. Aga kehvasti mõeldud. Tead, hea küll, olen nõus. Las ämm tuleb meie juurde, ämm meil on väga vajalik, aga kohe kui hakkab närvide peale minema, ma teda viskan minema siit. Ämma ei saa ära saata ega ära visata. No kes see siis last hakkab hoidma? Sul on õigus. Muidugi on mul õigus. Varsti meil tuleb laps. Mis mõttes varsti? Jah. Mis tuleb? On laps. Mis laps? Kuule, ma olen proovinud sulle juba 2 päeva öelda, et mul on tütar. Sa ei lase mul üldse lõpuni rääkida. Sul on tütar? Jaa, mul on tütar. Isegi mitte poeg? No mis ma teen? Aga mina arvasin, et sa oled süütu. No kuule, eriti häbematus, sina oled siin see, kes maksab alimente. Ise maksad alimente. Mina maksan alimente. Kuule, lähme parem koju. Mulle aitab siin sellest jamust. Mul on lahutuspaberid juba vormistatud. No, Siis vormistage ümber, noh. jah, palun, olge nii kena. Rõõm oli siin olla. Ega teie oma esialgsest abiellumise soovist ei tagane. Taganeme küll. Ma ei kavatse selle nässega abielluda. Ja ma ka ei kavatsegi selle Sulleriga abielluda, kuulge. Lõpetage ära. Teie abielu on mul juba vormistatud. Palun pulmavarss ja asuge minu laua juurde, et pühale abieluaktile alla kirjutada. Siia. Siia. Avage nüüd šampanja. Palju õnne. Ja nüüd võite pruuti suudella. Mina pruutli ei suutle. Kuule, mutsakene, ole nüüd natukene aega vait. Sul võiks olla arm, aga elu on karm. Teie siit tahate, ega see mingi vanade kodu ei ole. Mis ta ütles? Mis me tahame? Me tahame lahutada. Selle vanamehega ei ole võimalik enam koos elada. Minul on tema armukadetsemisest küll kõrini. Mis ta seal minust räägib? Ma ei kuule hästi. Mis ta räägib? Ta ütles, et su mott üle asja lööb. Mismoodi üle aisa? Millise aisa? Noh, kas ta siis aru ei saa? Vaatab noorele.
kuule, ma olen ise traksis poiss. päris traksis. nojah, vanamees ei anna mulle üldse enam rahu. kuule, vanaid, see kepp on sinu jaoks. teeks paar tantsutuuri. C'est le vrai tango comme autrefois. Ça, c'est le vrai palier de moi. Là, il suffit de plus quelques pas. Là, on s'en souvient déjà. vaata, aga vaata. nii mingi vanamehega siin avalikult tiiba liigutama. sa vana kalkun, mine. sa kaaluta kuskil mujal ja topsita oma tiibu, mitte minu vanamehe ees. minu jutt on lühikene. vanamees on minu ja jääb mulle. ja oma puusanõkse võid sa teha kusagil mujal. kuule, Võtt, võta nüüd ikka natuke oma tuure vähem. pea väike vahe. mul on ikka mingi silmarõõm ka lubatud. sinu kõrval tunnen ma ennast kui kuivatatud muumia. kuula nüüd, sa oled ikka soliidses eas mees, et kuidas sa ikka nii loll? no mis loll, mis iga. see ei maksa midagi. miks on niimoodi, et kui meestel hakkab natukese paremini minema, siis on kohe naised oma näägutamiste ja õiendamistega paigas. kuule, mul on sinust ikka päris kahju. kui sa kas või nädal aega selle naise kõrval oled, siis ei jää sinust mitte midagi järgi ja mina pean sind luubiga taga otsima. kuule, kas sa tõesti arvad nii? kas sa tõesti arvad niimoodi, et minuga võib midagi juhtuda? sa ajad mulle ikka päris hirmu nahku. sa ei tunne ikka üldse naisi. meeste jaoks maksavad kõik need asjad alati nii. õhtu jõudis kätte aeglasime, uurin ja see, et suugusele nii unistusõnda saina oli peas, kohusega sõita tänani, aga armas on keeldida keeluge riide, ise valmistab tööd ja kaid, annavad suu ja hakkavad taeva, küll aga näevad veel poisele taeva, minu kallis minu arm, ei minna lonna minu vasukaan, armastan su palju, see sulle jääb, seda sulle öelnud uunatan ma, aga armastan pildida riiduse riiduse, ise valmistab töö ja kaid, annavad suu ja hakkavad taeva, küll aga näevad veel poisele taeva.